Aga minu tänase jutluse pealkiri on igavene tulemus. Igavene tulemus. Ja mul on kirjakoht teie jaoks Johannese evangeeliumist. Mul täna ei ole slaide. Ma mõtlesin, et ma aasta viimasel jutusel erinen oma eelmistest. Mitte, et ma laisk oleks, aga ma mõtlesin, et vene keeles ka täna ei ole vaja, et ma siis räägin täna ilma slaidideta. Aga ma loen teile Jumala sõnast ja Johannese evangeeliumist 3. peatükist. Vahepeal on ju tore ka piiblilehti sahistada, kellel on piiblid kaasas. Johannese 3 ja 14-21. Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama inimese poeg. Et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut. Ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Igaüks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas. Siin väike eellugu sellele kirjalõigule on see, et Jeesus rääkis Nikodeemusega, kes oli siis juutide ülem, ja ta räägib talle ülevalt sündimisest, ta räägib talle pühast vaimust ja Nikodeemus, keda Jeesus nimetas ka õpetajaks, ei saanud mitte aru, et kuidas inimene, kes on juba sündinud, saab uuesti sündida. Ja Jeesus rääkis talle, et on maised asjad ja on taevased asjad. Ja Jeesus viitas ühele varasemale sündmusele, kus Mooses ülendas kõrbes vaskmao. Ja selle varasema sündmuse siis me leiame 4. Moosese raamatust, Vanast Testamendist, aga enne, kui ma nüüd sinna lähen, ma räägin ka natukene veel eellugu siis sellele vaskmao loole. Iisraeli rahvas siis asus nälja tõttu Egiptusesse elama ja elasid seal 400 aastat. Ja Jumal siis kutsus Moosese, kelle ta valis siis Iisraeli rahva juhiks Egiptusest ära. Ja tema ülesanne Moosesele oli, et viia tema rahvas, juudi rahvas, heale maale, Kaanani maale, tõotatud maale. Ja nüüd see Kaanani maa siis kattub siis tänapäeval ligikaudselt niimoodi Iisraeli ja Palestiina aladega ning osaliselt Liibanoni, Süüria ja Jordani lääneosaga, aga Vana-testamendi ajal Kaanani maa oli maa, mille Jumal oli tõotanud oma rahvale, juutidele. Ja 400 aastaga oli saanud Iisraeli rahvast päris suur vägi, Egiptusest lahkus 600 000 meest, lisaks naised ja lapsed. Ja Iisraeli rahvas elas Egiptuses Gooseni maakonnas ja Gooseni maakonnast Kaananisse või Kaanani maale oli umbes 400-600 kilomeetrit, sõltuvad sellest siis, millist marsruuti valida ja teekond pidi kestma 2 nädalat kuni 1 kuu. Aga see teekond kestis kokku 40 aastat. Ja miks siis aega läks 40 aastat? Põhjuseks oli pidev nurisemine, Jumala rahvas, juudi rahvas nurises, oli rahulolematu, kummardas ebajumalaid, oli kangekaelne, hakkas vastu Moosesele, hakkas vastu Jumalale ja enne sinna heale maale jõudmist läkitas Mooses välja 12 meest.
need olid siis, piibel nimetab neid maakuulajateks, et nad vaataksid siis selle hea maa enne üle. Ja mehed tulid tagasi sõnumiga, et on küll hea maa. See maa voolab piima ja mett ja nad tõid kaasa kohe viinamarja kobara, mida siis pidid 2 meest tassima, see oli nii suur. Aga seal oli üks probleem ja probleemiks oli siis see rahvas, kes oli väga suur, nad näisid väga tugevad, neid nimetati lausa hiiglasteks ja siis teine probleem oli see, et see linn või see maa oli siis hästi kindlustatud linnadega. Ja nüüd 2 meest nendest 12 olid väga hästi meelestatud selle maa suhtes, 10 aga olid väga hirmul, nad olid nii hirmul, et nad hirmutasid ka kogu Iisraeli rahva ära. Ja asi kulmineerus siis sellega, et need hirmunud rahvas tahti valida endale uue juhi, kes neid siis Egiptusesse tagasi viiks. Ja Jumal otsustas, et need, kes Egiptusest lahkumisest alates olid juba Jumala imesid näinud, pidevalt nurisenud, need, kes olid 20 ja vanemad, nemad ei näe seda tõotatud maad, nemad ei jõua sinna Kaanani maale. Ainult siis 2 maakuulajat, Joosua ja Kaaleb, kes ei nurisenud, nemad siis pääsevad sinna, see oli Jumala otsus. Ja eks meil endalgi ole selliseid olukordi, et võimalus on teha midagi või peaks midagi tegema, aga selleks tuleks pingutada. Ja esimene reaktsioon võib tihti olla ei. Lihtsam on ju, kui jääb nii, nagu on. Las jääda nii, nagu kogu aeg on olnud. Või Kihnu Virvegi ju laulis, et las jääda nii, kui see oli, las jääda nii, kui see on. Või kui me näeme, et see asi on nagu meist üle kuidagi või liiga suur, siis me pigem viskaks püssi põõsasse ja paneks plagama. Et esimene reaktsioon võib olla ei ja kahjuks siis suurem osa Iisraeli rahvast, nende reaktsioon samamoodi oli las jääda nii, nagu on või lähme tagasi. Ja me saame siit enda jaoks noppida ka selle, et Jumalal on meie kõigi jaoks parim. Meie kõigi jaoks on Jumalal olemas see mesi ja piim. Aga kõik ei saa seda kätte just nimelt oma valikute tõttu. Jumal tahab sulle parimat, aga me ei saa seda kätte, sest me pigem nuriseme. Ja nüüd ongi suur küsimus, kas nuriseda või usaldada. Kas tänada või nuriseda. Nii et kas me saame selle mee ja piima, see sõltub nii palju ka meist endast. Ja teekonna sinna tõotatud maale juhtus veel igasuguseid erinevaid asju, te saate seda 4. Moosese raamatust lugeda, aga vaatame siis seda olukorda, millele Jeesus viitas, kui ta rääkis Nikodeemusega. Ja me loeme seda siis 4. Moosese raamatust 21. peatükist ja salmid 4-9, 4. Moosese 21, 4-9. Hoori mäe juurest läksid nad ära kõrk- ja mereteed mööda, see on siis see teekond Egiptusest Kaananimaa poole. Et minna ümber Edomimaa, aga rahvas tüdines teekonnal. Ja rahvas rääkis vastu Jumalale ja Moosesele, miks olete meid toonud Egiptusest kõrbe surema, sest ei ole leiba ega vett ja meie hing tülkab seda viletsat toitu. Siis issand läkitas rahva sekka mürgiseid madusid ja need salvasid rahvast ning Iisraelis suri palju rahvast. Siis rahvas tuli Moosese juurde ja nad ütlesid, me tegime pattu, et rääkisime vastu Jumalale ja sinule. Palu issandat, et ta võtaks meilt ära need maod. Ja Mooses palvetas rahva eest. Ja issand ütles Moosesele, tee enesele madu ja pane see ridva otsa. Siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab. Ja Mooses tegi vaskmao ning pani selle ridva otsa, kui siis madu oli salvanud kedagi, aga too vaatas vaskmadu, siis ta jäi elama. Nii et see oli see koht iseenesest, millest jutt käib, see asukoht. See oli üks suur madalik, mis oli 500 meetrit allpool merepinda, meri, millest me räägime, on Vahemeri ja selle koha nimi oli Arava org. Ja kui me 6. salmis lugesime, et suri palju rahvast,
mis ütleb meile seda, et kohe Jumalalt abi otsima ei mindud. Jõudis palju rahvast ära surra, enne kui nii-öelda Jumal meelde tuli. Ja siis 7. salmis loeme me seda, et me tegime pattu, et rääkisime vastu Jumalale sulle, et las Jumal võtab need maod ära. Ja me loeme nüüd edasi väga huvitava asja, nimelt selle, et Jumal ei võtnud madusid ära. Jumal andis hoopis selle asemel võimaluse sellele, kes maad hammustada saab, ellu jääda. Maod jäid alles, nad salvasid ka, hammustasid, aga Jumal andis vastumürgi. Jumal ei eemaldanud madusid, aga ta andis võimaluse ellu jääda. Ja Jumal käskis Moosesel panna selle vaskmao sinna kepi otsa, et kui madu kedagi hammustab, too vaatab sinna kepi suunas selle vaskmaa peale või poole ja ta ei surnud. Maod olid alles, oht oli alles, hammustamine toimus, salvamine toimus, aga Jumalal oli üks vastumürk. Aga inimesel tuli endal midagi teha. Ta pidi ise nüüd uskuma, kasutama oma usku, et ütleme, loogiliselt võttes ju mao hammustust niimoodi ravita. Ma arvan, et selleks ei pea üldsegi mingit erilist tarkust omama, et teada, et mao hammustust ei ravi niimoodi, et sa vaatad lihtsalt kuhugi poole. Aga selleks tuli siis inimesel omada usku. Jumal andis ühe ülesande, andis ühe lahenduse ja nüüd oli inimesel jälle valida. Jälle ta peab valima, kas ta usub seda ülesannet või seda lahendust või seda pääseteed või mitte. Ma arvan, et kõik uskusid. Kui sa ikka salvata said, see variant oli, näiteid oli ka ilmselt, võib-olla kõige raskem oli sellel esimesel, kes salvata sai, et kas ma nüüd teen seda või ei tee, kas on nüüd imelik või ei ole, vaatan sinna posti poole, kus see madu ripub või ei vaata. Aga piibel ütleb seda, et igaüks, kes oma pilgu vaskmaole tõstis, jäi ellu. Ja muuseas on see ka andnud toitu ebausule, et vask pidi tervendama. Nii et inimesed nopivad kohe endale võimalusi selliseid maiseid lahendusi otsida, et vask tervendab ja siis pannakse vask käevõrusid ja ma arvan, võib-olla sinagi oled pannud. Nii, aga läheme siis tagasi sinna Johannese 3. peatükki. Johannese evangeeliumi 3. peatükki ja siis see 14. salm, mida ma lugesin, ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama inimese poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. Ja arvatakse, et salmiga 15, see 15 oli siis see, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu, et arvatakse, et siin koha peal lõppes Jeesuse ja Nikodeemuse vestlus. Ja salm 16 on kirjutatud juba hiljem, kui Jeesus sai risti löödud ja tõusis surnuist, sest et siin nagu selline, et kui enne Jeesus rääkis Nikodeemusega, et mina, siis 16. salmist edasi juba hakkab rääkimine Jeesusest nagu tema. Ja see 16. salm siis öeldakse, et see on piibli kõige suurem salm. Ma mäletan, kui ma olin noor kristlane, siis ma arvasin, et kuna ta on nii pikk, siis sellepärast on ta ka kõige suurem. Aga tegelikult on ta oma sisu poolest üks suuremaid. Kuigi samas, kui sa loed Jumala sõna, siis nagu Kuldarg ütles, et hakkasin otsast peale ja jälle oli nii võimas kõik, jälle Jumal andis ilmutusi, et ma isiklikult ei panekski järjekorrad ühtegi salmi, et see on nüüd suurem kui teine. Aga oma sisu poolest ja meie, ütleme, igaviku seisukohast on ta tõesti üsna suur või väga suur. Ja siis ütles niimoodi, et sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Ja ma mäletan vanasti ka, mina mõtlesin, et see nõnda, see on nagu, no nii on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud pojana andnud. Aga see nõnda, see on samamoodi, samal moel, nii nagu Jumal armastas inimesi seal siis, kui nad said mao poolt salvatud, et pandi see madu sinna posti otsa, samal moel saatis Jumal Jeesuse, oma ainusündinud poja meie ees surema. Nii et Jumal ei võtnud ära probleemi, ta andis lahenduse.
ütleme, see mässumeelne maailm on teel hukatusse, aga Jumal valmistas väljapääsu. Ta tegutses armastuses, et meil võiks olla igavene elu. Nii nagu madu riputati sinna ridva otsa, niimoodi läks Jeesus ristile. Ja inimene, kes tõstab pilgu Jeesuse peale, saab selle vastumürgi. Ta leiab pääste. Ta saab vastumürgi sellest patust, millel on hävitav, tappev mõju. See on see Johannese 3:16 armastus. Ja Piibel ütleb veel, et ükski, kes temasse usub, ei läheks hukka. Ja see ükski siin on igaüks, kõik, kes usuvad. Ma kuulen siin ja seal räägitavat seda, et Jumal armastab tingimusteta. Aga salmis 3:16 me leiame tingimuse. Kui nüüd tingimust ei oleks, siis kõlaks see salm nii. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski ei läheks hukka, vaid et tal oleks igavene elu. Ma võtsin siit salmist midagi ära. Ma võtsin ühe jupikese ära, ma võtsin tingimuse välja. Aga Jumala sõnas on tingimus sees. Ja see tingimus on ükski, kes temasse usub, ei läheks hukka. Ja uskumise puhul on siin ka oluline see, et mis eelneb sellele sõnale usub. Et siin eelneb see sõna temasse, Kristusesse, uskumine Kristusesse, uskumine Kristuse sisse. Ja ma usun, et paljud inimesed, ka kes täna siin ei ole, usuvad selle salmi esimest osa. Väga paljud usuvad, ma arvan, et Jumal on maailma armastanud, et ta on oma ainusündinud poja andnud, aga see on ka kõik, millest seda usub. Ja see ainult, see teadmine, et Jumal on olemas, ei aita teda. Et ta on andnud, et ta on maailma armastanud ja ma arvan, et väga paljud inimesed arvavad, et Jumal on armastus ja Jumal on hea. Muidugi paljud arvavad, et ka ta on see kuri onu seal pilvepiiril, kes tahab karistada ja kõik see. Aga kirikus käimine iseenesest ja kristlastega läbi käimine, võib-olla isegi tunnistamine, et Jumal on olemas ja et Kristus suri meie pattude eest, see ei ole veel kõik. See ei ole piisav. Aga Kristus, kes suri meie pattude eest, tema usaldamine ja sõnakuulelikkus, see on see kõik, see on see piisav. Sõnakuulelikkus talle, alistumine talle, uskumine Kristusesse. Ja see on see, kust maalt paljudel inimestel see usk jääb pooleli. Nad usuvad, et on Jumal, ta on andnud Jeesuse, aga ta ei usu enam Kristusesse, sest see on juba samm natuke liiga kaugele nende jaoks. Ja kui kõrbes olid need maod ja inimesed said salvata, siis nad kõik ei saanud automaatselt terveks. Ei saanud tingimusteta terveks. Sai see, kes vaatas vaskmao poole, kes uskus, et mao poole vaatamine aitab. See päästab. Samamoodi maailma ei päästeta automaatselt, vaid pääseb see, kes usub. Usub Jeesusesse. Uskumine ongi see tingimus. Ja Vanas Testamendis Joel ütles, et sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Peetrus ütles apostlite tegudes, et samamoodi, tema siis tsiteeris Joeli, et sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Ja Paulus ütles ka kirjas roomlastele, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Kui Jumala armastus oleks tingimusteta, siis need salmid kõlaksid jälle kõik nii, et igaüks päästetakse. Ei ole paraku nii. Igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Igaüks, kes oma pilgu vaskmaole tõstis, jäi ellu. Igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Pääseb see, kes hüüab appi Issanda nime. Nüüd, miks Jumal ütles siis Moosesele, et ta teeks mao ja paneks selle sinna posti otsa? Et Jumal tegelikult juba teadis oma armastuse teost, mida ta kavatseb teha. Ja Jumal teadis, et ka tema poeg saab üles riputatud. Nii et ta andis Moosesele ja inimestele tegelikult juba selle eelpildi
mis hakkab juhtuma. Et ühtlasi see oli ka ettekuulutus Jeesusest. Ja Vanas Testamendis on kokku 456 Kristuse ennustust. Neist 75 on Moosese raamatutes, 243 on prohvetite raamatutes. Prohvetid on siis need, kui Vana Testamenti vaadata, siis siin on sellised pealkirjad nagu Jesaja ja Jeremiia, Heseekel, Aamos, Malaakia. Need on need prohvetid, kes on need raamatud kirjutanud ja nendest prohvetite raamatutest me leiame siis 243 korral ettekuulutust Jeesusest. Ja samamoodi on näiteks veel ka lauludes 138 ettekuulutust, nüüd kokku on 456 ettekuulutust juba Vanas Testamendis, sealhulgas siis see vaskmaa asi. Nüüd see salm Johannese 3:16, mis räägib armastusest, räägib paraku ka hukkaminemisest. Ka hukkaminemisest, et uskumine Jeesusesse päästab inimese hukkaminemisest. Kui sa mõtled mõne laulu peale, mis raadiost kuulda, siis mul tuleb meelde kohe Justament, kes laulis hukkaminemisest, et hukka läheb niikuinii, vahet ei ole, kas sa midagi otsustad oma elus või ei. Kui sa seda laulu kuuled raadiost, siis vaheta kanalit, ei lähe hukka niikuinii. Kui sa teed otsuseid, siis sa ei lähe hukka. Ja kui Piibel ütles, et me siin 3:16 lugesime, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, siis Peetrus ütleb siin oma teises kirjas, et issand ei viivita tõotust täitmast, see tõotus on igavene elu, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele. Et ma usun, et ma purustasin igaühe pildi sellest, et Jumal on kuri pilve peal, kuri onu. Ta on pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid kõik jõuaksid meeleparandusele. See on Jumala armastus, et keegi ei hukkuks, aga ka see on Jumala armastus, et ta annab valida inimesele, kas uskuda või mitte. See valik uskuda või mitte, see jääb inimesele, isegi kui ta otsustab enesele kahjulikult. Ja selle tõttu ei võtnud ka Mooses neid madusid ära, vaid andis pääsetee. Inimesel oli jälle valik, kogu aeg on üks valik, on ju, raske elu. Võiks olla kõik kohe paigas, seda tohib, seda ei tohi, kõik. Aga muudkui pead valima. Ja Jumal ei võtnud ka ju pattu ära, ta ei võta siit maailmast kurjust ära, aga ta annab pääsetee. Et sa hüüaksid tema poole ja sa saaksid abi. Ja kui nüüd valik ei jääks inimesele, siis kõlakski see Johannese 3:16 niimoodi, et sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski ei läheks hukka, vaid et tal oleks igavene elu. Aga kui on valik jäetud inimesele, siis kõlab see salm nii, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei läheks hukka, vaid et tal oleks igavene elu. Patt on see, mis viib inimese hukka. Patt on see, millest iga inimene vajab päästmist ja Jeesus on pattude päästja. Ja kui me usume Jeesusesse, me ei lähe hukka, siis on meil igavene elu. Johannes ütles oma esimeses kirjas, et ja see ongi tõotus, mis tema meile on tõotanud, igavene elu. Johannes ütleb veel oma evangeeliumis siin, et õigemini Jeesus ütleb selles, mille Johannes kirja pani, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõnu ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on surmast läinud ellu. Usk tõmbab joone vahele surmale ja elule. Usk Jeesusesse. Ja Paulus ütleb veel oma kirjas roomlastele, et sest patu palk on surm. Aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses, Jeesuses, meie issandas. Siin on jälle üks vastandumine, eks ole, surm versus igavene elu. Ja iga inimene seisab kord silmitsi selle
igavese tulemusega. Igavene tulemus. See on kas hukka minemine või igavene elu. Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama inimese poeg. Et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Ja kui sina ei ole veel oma valikut teinud, kui sa ei ole veel issanda poole hüüdnud, kui sa ei ole veel otsustanud, et ma usun Kristusesse, siis ma julgustan sind, tee seda. Sest paraku see salm sisaldab ka tõsiseid noote, et ükski ei läheks hukka. Ja kui sa ei ole seda otsust veel teinud, siis ma julgustan sind, tule pastori juurde või meie diakonite juurde, et aita mul see esimene samm ära teha. Vormistame selle ära, teeme koos palve ja siis varsti on uus aasta, uus sina. Et Jumal õnnistagu sind ja täidame kõik selle tingimuse. Usume Kristusesse. Aamen.